Aga te olete kaks väga head külalist, sest te esindate natuke nagu kahte poolt. Ütleme, et kui on nagu positiivsed inimesed on ju, siis nad ei tee destruktiivseid unistusi. Unistamine tegelikult on ju see, mis annab meile ühe pikaajalise eesmärgi. Tere jälle kuulama, vaatama Energiakooli podcasti ja me oleme siin eelneva 12 saate jooksul palju rääkinud ühte ja teistpidi, natuke hurjutanud energeetika teemadel poliitikuid, rääkinud spetsialistidega, on kõlanud palju juttu, et peaks kuulama rohkem spetsialiste. Aga mul on tunne, et esimest korda me nüüd saame sellele asjale anda väga laiema mõõtme ühiskondlikul tasandil, et me kõik saame kaasa mõelda ja saame ka panustada ja teistpidi kõige laiema mõtte ja mõõtme ka ajaliselt. Sest me räägime visioonist kuni aastani 2050 lausa. Ja miks me siin täna oleme rääkimas, siis see kõige suurem raam on selline ühiskondlik algatus hakkab looma, mis soovib koguda eestlaste unistusi ja visioone aastaks 2050. Ja täna ma olen palunud siia endale külalisteks Ivo Suursoo, keda ma tutvustan kui aastajuht, et kõige kõlevamate tiitlitega ikkagi, et intrigeerida meie kuulajaid-vaatajaid, ja Markus Hääl, kes on Hundipea kliimaneutraalse asumi eestvedaja. See on selline huvitav, sellest me saame ka rääkida, sellest kliimaneutraalsusest, aga hakkame sellest unistamisest pihta. Kas võib-olla neid talguid või seda algatust tutvustada või miks on oluline? Äkki Markus, alustame sinust. Miks on oluline unistada järsku või? Et unistamine tegelikult on ju see, mis annab meile ühe pikaajalise eesmärgi ja lõppude lõpuks me kõik ju tahame paremat Eestit, meil on üsna selged üldised huvid, et meil oleks loodus siin ja meil oleks turvaline ja meil perel oleks mõnus ja kõigil oleks väga nagu tore olla ja küsimus on lihtsalt selles, et see lõpp või see kauge punkt tuleks tegelikult paika panna, see teekond sinna, see võib olla väga erinev ja see võib olla väga erinevad rajad, mis sinna selle teekonnani viivad ja seal tekivad kirjaarvamused, aga kui meil isegi ei ole seda kauget ühist kokku toovat eesmärki, mis mulle tundub väga palju tänases maastikus puudu olevat, siis me lihtsalt lendame üksteisele peale ja lõõbime ja lahmime suvalt vasakule ja paremale. Et minust ettevõtte juhtmises on see üsna sarnane, et ettevõtted, kellel on väga selge visioon ja eesmärk seatud, neil on ka lihtsam edasi minna, nad on kindlasti ka väga palju edukamad. Et minu jaoks need on kaks nagu võib-olla käsikäes nagu head võrdlust või analoogi sellele, et miks meil üldse unistada vaja on. Ja praegusel hetkel ka käivad unistustalgud ja unistustalgute eesmärk ongi ju, et erinevad perspektiivid ja erinevad inimesed tooksid välja siis ükskõik kui suur või väike see unistus on, need on kõik minu meelest täpselt sama olulised, sest et kuidas ma ütlen, et ühe inimese suur unistus võib teise jaoks tunduda mõttetu ja vastupidi, väike unistus ei pruugi üldse tegelikult nii väike olla, et see on jälle taaskord väga, väga perspektiivi küsimus ja selleks ongi neid kõiki vaja minu meelest teada saada. Ma olen Markusega hästi nõus, et see unistamise roll on seada mingisugune teerada, et kui me mõtleme nagu Eestile ajas tagasi, siis me oleme unistanud vabadusest ja et me oleme osa Euroopast ja meil on oma raha ja läbi kõikide selliste unistuste olemegi nagu mingid asju saavutanud ja täna me oleme natuke sellises uues liigas, et me oleme nagu siuke heaoluühiskonna maa ja hästi ei ole enam selge, et mis see järgmine unistus on, et see on väga siukene tänuväärne harjutus, ma arvan. Aga te mõlemad mainisite sellist mingisuguse ühise narratiivi või unistuse leidmist. Kui tõenäoline see on, sest et teine selline mulje on justkui, et me oleme paljud suured asjad saavutanud ja olukord on hästi killustunud. Et ongi miljon pisikest unistust, eks ju, üks ei ole suurem kui teine, aga et leida sealt see mingisugune üks läbiv eesmärk või mõned läbivad eesmärgid. Või on see üldse selle asja eesmärk?
No, ma arvan, et kui ütleme, et kui võtta, millal ma arvan, et sa praegu viitad, on ju, on siin meil näiteks toome energeetika, siis energiapoolskadestis toome energeetika näiteks, on ju, et kus meil arutatakse, kas meil peaks olema tuumajaam või tuulik või päikesepark või peaks ikkagi kivisütt edasi lahmima, sest see on meie veres, on ju, et need on need teekonnad ja metoodikad, kuidas jõuda selle ühelt. Meie eesmärk on ju see, et me tahame ju nagu odavamat energeetikat, sest et see toetab ka meie tööstust näiteks, on ju. See on rahakotile sõbralikum ja nii-öelda see kauge siht on see, mida me oleme ära unustanud, mulle tundub, et me täna lahmimegi hästi palju nendel pisikestel teekondadel, et mismoodi see kõige õigem sinna minna on, aga kuhu me minna tahame, on see, mida me üritame praegu otsida üldse. Et võib-olla kuidas ma ütlen, indikaatorid või nii-öelda numbrilised, statistilised näitajad on see, mis tulevad pärast, et praegu me oleme hakanud altpoolt üles neid asju vaatama, et võib-olla peaks korraks teiselt poolt vaatama, et mis see kauge eesmärk uuesti on, et nagu täpselt nagu juba välja tõi, et nagu meil on kunagi olnud unistus vabadusele või et me tahame Euroopaga liituda ja nii edasi, et sarnane eesmärk tuleski sealt, et praegu ongi hästi raske seda võib-olla teha, et meie maailm nagu areneb nii tohutu kiirusega, on ju. Et see peaks see eesmärk minu meelest olema. Ma arvan, et see on natuke selline identiteedi küsimus ka, on ju, et kui me mõtleme, kui vaadata nagu võrrelda näiteks Saksamaaga, on ju, sakslased peavad ennast nagu selliseks Euroopa tööstuse on ju selliseks südameks ja kui sakslased tulid välja, see oli 2011-12 tulid välja oma Industry 4.0-ga, see oli, ega siis samamoodi, ega kultuuriinimesed said ka aru, et seda ongi vaja, on ju, sest muidu Hiina võtab kogu Saksamaa töö ära, on ju. Et see oli nagu selline natuke nagu rahvuslik identiteet, on ju, see tollel hetkel oli nagu vajalik, et meil on ka nagu see ühine identiteet, et mis iganes ta on, seda on natuke nagu vaja. Ja siit me saamegi minna siis võib-olla sedapidi konkreetsemaks, et Ivo, teie tsitaati või sellist deviisi unista, planeeri, teosta on siin ka teised tsiteerinud, et see on siis selle kuidagi praktilisemasse vormi panek selle unistuse, et äkki siis natuke avada selle tausta. Ja, et see tegelikult ongi, ütleme, kui me räägime unista, planeeri, teosta nagu organisatsiooni või ettevõtte tasemel, siis meie jaoks on selle loogika ongi selles, et enne kui sa midagi planeerid, sul peab olema väga selge unistus ja selleks, et kuhu sa liigud, on ju, tavaliselt ettevõtte kontekstis räägitakse visioonist, on ju, mis on see visioon, kuhu sa liigud ja see sõna unista ongi seal pagan oluline just sellepärast, et see ei ole nagu see, et planeeri endale visioon, vaid et see ei saa olla nagu, see visioon ei saa olla plaan, visioon saab olla unistus. Ja unistusel on loomulikult mingi hulk, peab olema tunnuseid, et üks ongi see, et ta ei saa olla liiga lähedal, sellepärast et sa ei oska unistada, et homme ma olen teistsugune, et see ei juhtu nii, et seal peab olema nagu piisav ajahorisont, sest see kohe trigerdab selle võimekuse, et siis me oskame julgemalt mõelda. Nii et aeg, julguse eeldus ja siis on seal, see on tegelikult tehnika, et see on tehnika, kui me räägime organisatsioonist või ettevõttest, siis tavaliselt vaadatakse konteksti, poliitilist, majanduslikku, demograafiat, tehnoloogiat, klientide ootuste muutus, sa hindad seda konteksti, seal kontekstis otsid üles sellised, kus on kõige suuremad valud ja vajadused, selle järgi defineeritakse ettevõttes missioon, et mis on see meie suurem greater good, mida me siis selles perioodis aitame lahendada ja missioonile tuleb siis ajaline sisuline eesmärk, mis on visioon. Et tegelikult unistamine on, see on nagu ettevõtte kontekstis väga konkreetselt nagu protsess tehnikaid. Kui ma lisan siis sellele, et minu jaoks ka see on hästi oluline selle juures, et miks unistamine sõna hästi olulise tähendusega minu meelest on see, et sa ei tohi jääda kinni liiga, see on see koht, kus tuleb pragmaatika võib-olla natukene jätta tahaplaanile, et sa ei tohi nagu liiga ratsionaalselt kohe alguses alustada. Et sa pead rääkimegi asjad, mis tunduvadki utoopilised, et niisugune naiivne optimism on väga oluline ja ma arvan, et kui sa saad väga palju erinevaid perspektiive ja sa ehitad, siis sa jõuadki lõpuks selle mingi suunani, mis sa näed, et see on see mäetipp, kuhu ma jõuda tahan, et see on see visioon ja nüüd see missioon, kuidas ma sinna mäetippu lähen, et see tuleb nüüd sellest sõnastada, et nagu mis need sammud on, kuidas me iga kord sinna lähme,
millele ma peegeldan oma tegevusi, et selle mäetipu poole sammuda pidevalt, on ju, et see mäetipp ei peagi sa näed seda võib-olla kuskil väga kaugel, aga sul on väga palju samme, et selle juurde päriselt jõuda lõpuks. Mul on natuke selle teemaga selline tunne, et inimesed jagunevad nagu kahte lehte. Et osad, kes on päris head unistamises ja osad, kes on päris head planeerimises. Et võib-olla need talgud toovad ka siis need kahte eri tüüpi inimesed nagu natuke rohkem kokku, võib-olla. Aga see on ju ettevõttesse meeskonda ehitad ka ju erinevate perspektiivide tüüpidega, et juhtimisel on väga palju erinevaid stiile, meeskonna inimestel on väga palju erinevaid stiile, kui sul on kõik ainult visionäärid ja nii-öelda mina kutsun neid generalistideks, nagu ma ennast ise pean, siis kui sul kõik on niisugused, siis ega midagi ei saagi tehtud. Et seal on ka vaja neid, kes sul vahepeal tõmbavad maa peal, kuulet, et see ei toimi, teeme nii edasi, ja siis sa konstruktiivselt vaidledki ja siis te jõuate mingi ühise lahenduseni, mis võib-olla ongi tänu sellele, et üks on naiivne ja vaatab kaugusse tulevikku, ongi 10% parem, kui see klassikaline lähenemine, mida muidu tehtud on, ja see on juba tegelikult väga suur samm selle poole, et me läheme parema tuleviku poole. Aga minu arust, miks Eestimaal peab nagu unistama kampaaniana, on see, et ega natuuris meie nii-öelda, sest DNA-s ei ole unistamine, ei ole nagu number üks asi. Minu arust me nagu eestlane nagu defineerib ennast, me oleme jalad maas, parem varblane peos kui tuvi katus, kõik on nagu hästi maalähedane, täna see vorm nüüd siin, unistamine ei ole nagu see. Aga kuidas seda ärgitada või teie kogemuselt, teie ettevõtmistes, on seda võimalik kuidagi kultiveerida, kasvatada eestlastes? Mina arvan, et jaa. See on jälle, ettevõtte kultuur lihtsalt on üks asi, mis on hästi oluline osa, on ju. Kui sa lähed kuskil, ütleme, et suurimad õppimised, mis mul on olnud, mis ma arvasin vanasti, on, et ma vaatan, kuidas muud praktikad on olnud, et kuidas mujal tehtud on. Aga peamine asi, mida ma olen õppinud, on see, et tegelikult kõigepealt tuleb endast aru saada. Et nagu, milline on su enda ego ja emotsionaalne intelligents ja tundlikkus ja kõik asjad, et sa pead endast aru saama ja siis sa suudad alles hakata teistega koostööd tegema. Ja tänu sellele ma arvan, et me oleme täna, vähemalt Hundipea puhul siis, mul on ümberringi inimesed, kes on väga erinevate oskustega, väga erinevatest valdkondadest, aga meil on kõik ühine eesmärk ja meil on väga konstruktiivsed ja tulised vaidlused tihtipeale, mis see õige suund ja õige samm on, aga me kõik liigume selle ühe eesmärgi poole ja tihtipeale, kuna meil on ka missioon ja väärtused, siis me pärast seda ka omavahel peegeldame, et okei, näed, need sammud tegelikult lähevadki täpselt nende asjade, nende väärtustega ühte sammu. Järelikult see on hea mõte, liigume sellega edasi. Ja kui siia Markusele lisada, et siis ma näen ka, et nii halvasti, kui see ka ei kõla, aga siis selline kreatiivsuse väljaloomine on tegelikult tehnika, et ja kõige lihtsam on see, et mida mina olen kasutanud, võtad A4 paberi, murrad pooleks, veel korra pooleks ja siis sa saad mingi hulga kasti ja siis ütled, et sul on iga kasti täitmiseks 2 minutit, et esimesed 3-4 tulevad nagu lihtsalt, ma unistan sellest. Sa ütled, et peab tulema, et see on nagu sunnid ennast kreatiivseks. Ja see on meist tegelikult kõigis sees olemas. Tahtsingi siit jätkuküsimust küsida või et kui pika sammuga teie unistate või olete oma ettevõtmistes unistanud? No meie, ütleme, kui ma tahan numbrid sellele juurde panna, siis meie äriplaan täna läheb aastasse 2062, kui ma õigesti mäletan. Aga eks ta ole natukene niisugune esoteerika seal viimastel aastatel. Need viimased 2 on see. Viimased 2 on esoteerika. Aga et väga pikalt ja tänu sellele me ka ehitame tohutut vundamenti kogu sellele asjale, et 10 korda mõõda, 1 korra lõika, kuna me tegeleme üsna suure ala nii-öelda linnaruumi planeerimise ja linnaruumi loomega ja me vaatame seda väga teise perspektiivi poole pealt, kui seda siiani, ütleme, et üldiselt Eestis tehtud on, seal on väga palju põhjuseid, miks seda nii on tehtud ajaloolisi, aga kuna see on nii pikk projekt ja iga liigutus mõjutab järgmist 10 aastat, 20 aastat, siis see ongi see, kus me täna, meil on see väga selge visioon, kuhu me tahame minna ja kuidas me kõike seda siis läbi töötame. Meil on üsna pikk plaan, ma julgen väita. See on kindlasti pikk, et jah, meie oma äris, mina olen infotehnoloogia valdkonnas Oiksas, me tegime 7 aasta plaani, et meil on 2030 on meie plaan, sellest on nüüd veel
2 aastat või 5 aastat on veel minna, nii et me vaatame niisugust horisonti. Tehnoloogias muidugi selle aja jooksul muutub väga palju. Vaat ma tahtsingi saada mingisugust kommentaari ka sellele, mulle tundub kõige esmasele kriitikale, mis võib selliste kas talgute või selliste pikaaegsete unistuste planeerimise juures teha, et on see, et no jaa, väga tore ja mõtleme, eks ju, 2062 või, aga sama seda energeetika näidet tuues, eks ju, et noh, paneme plaani 2050, et me tahame, et oleks odav või et me tahame, et oleks rohelisem, aga mul praegu, eks ju, hind nii, et kuidas see unistamine mind siin ja praegustes probleemides aitab? No ma esmalt ütlen seda, et kui me isegi ei mõtle praegu pikalt ette, siis me iga aasta on täpselt see sama tunne. See on nagu esimene nagu probleem sellega, et kui meil ei ole sihti, siis ei lähe isegi, homme ei lähe ka paremaks. Et me võime täna võib olla kehv tõesti, väga võibki raske olla, aga seda, et kui sa loodad, et parandame kohe praegu kiiresti üle öö ära, siis kahjuks see ei ole paljusti võimalik, ma arvan. Ja see on niisugune avariiremont. See on heal juhul avariiremont, mis võib-olla plaastripanek võib-olla tihtipeale võib-olla tore alguses, aga võib pikas perspektiivis tegelikult valusalt kätte maksta. Ja absoluutselt jah, et tavaliselt see kriitika võib-olla tulebki läbi selle, et noh, et kuidas sa tegelikult tead, mis on aasta 2062, on ju. Et ja ei teagi, on ju. Ja selleks... No just nagu see IT-sektorgi oli just hetk tagasi siin juttu, et muutub nii tohutult kiiresti, et isegi see 7 aastat, eks ju, tundub meeletult pikk aeg. Aga kui sul on pikk plaan sellest jälle ja sul on selge teekond, siis seda teekonda on alati võimalik muuta. Ja ka plaane saab ka muuta lõpuks, aga sul peab olema mingiks ajaks mingi eesmärk olemas, sellepärast et sama mõttega ettevõtjana, kui sa ei tea, milline su maksupoliitika homme on, siis ükski investor ei taha siia tulla, sa ei taha ise ei julge mitte midagi teha ja sul on nagu väga keeruline keskkonnas üldiselt nagu toimida, kui sa ei tea, mis homme absoluutselt toob ja ei suudeta otsustada mitte midagi. Ma olen ka ise öelnud ka seda, et eriti niisugustes keerulistes aegades, kus on hästi palju tundmatust ja määramatust, on tegelikult pikk visioon kõige parem asi, mis sul nagu omada on, et see on selle peale sa nagu toetudki. Ja mulle siit edasi arendades tundub, et see on kohati võib-olla nendes rasketes hetkedes ka mõnikord ainukene asi, mis sa teha saad, et üldse asja edasi liigutada, sest et tulles tagasi selle kogemuse peale, mis on olnud nendest varasematest saadetest, siis hästi palju on niisugust natuke sellist vastutuse lükkamist, et öelge teie, mis on regulatsioonid, siis me teeme ja teiselt poolt öelge meile, mis te teete, siis me teeme umbes regulatsioonid ja mõlemad leerid natuke nagu istuvad ja ootavad. Et unistused nagu ei vaja mingisugust raami, pigem nagu vastupidi, eks ju, et unistame kaugele või nendest raamidest kaugemale sellesse perioodi, kus me niikuinii ei tea, millised need on. Ja seal, ma ütlen, et see sama asjus, see visioon tulebki jälle ja ütleme, et see kauge unistus tulebki jälle mängimast, et see on ka, sul töötajatel on ja meeskonnal on lihtsam sinuga kaasa tulla, isegi kui nad võib-olla kõigega ei ole üks-ühele nõus. Et ja kas see nüüd on õige liigutus, aga juhi ülesanne ongi ju võtta see vastutus ja öelda, et me liigume sellega siia visiooni poole ja kuna ta enesekindlalt sinna läheb ja kui liigub sinna suunda, jah, sa pead ikkagi lõpuks nimelt ära veenma inimesed, aga alati see ei pruugi nii olla, on ju, ja siis kas nad näevad, et kuule, ma eksisin, ütleb juht, väga tugev juhi omadus minu meelest ja teine pool vastupidi, see inimene pärast näeb, tal oligi õigus, et ma saangi minna, tal vähemalt on selge siht ja ta teab, kuhu ta läheb, mitte nagu ütleme siis, paneme siis ka tuld poliitikutele, mis minu meelest täna Eestis üldiselt nagu mitme valitsuse peale on probleem olnud, ongi see, et kuna meil ei olegi selget suunda, on ju, siis teeme siia otsuse, teeme sinna otsuse, teeme siia otsuse ja nüüd kuidas need omavahel üksteist mõjutavad ja kogu aeg edasi-tagasi seda liigutakse, siis tegelikult sa ei saa aru otsuseks, on ju, kas mulle meeldib see või mitte, vahet ei ole, küsimus on see, et kuhu, mis see lõppeesmärk on, seda ei saa nagu aru ja see on see probleem minu meelest täna. Jah, ma arvan, et me oleme nagu selle pika visiooni unistuse vajalikkuses üksteist juba päriselt veennud. Väga hästi. Nüüd võib-olla siis ongi, et inimesed mõtlevad või kuulajad, et veenge mind sedapidi, et on teil näiteid enda tööst mingisugusest unistusest, mis on seatud, mis on tundunud esmapilgul võib-olla keeruline või raskesti kättesaadav ja on tänaseks saavutatud. Ja kui pika plaaniga või kui ammu see unistus sai üldse sõnastatud?
ma võin alustada siis nende väga pikkade teemade koha pealt, et kui ma võtan üldiselt nagu linnaruumide muutusest, et hästi raske on inimestel tunda ja ega endalgi vahepeal on keeruline, kui sa mõtled, et 30 aasta pärast, mis see on, et käega katsutavat ei ole kogenud, ei tea, milline see on, et ja siis leiab, kogemus on see, et inimesele ikkagi füüsiline kogemus on see, mis annab hea tunde tihtipeale, et ma võib-olla üks näide, mis ma toon, on see, et kui täna räägitakse nagu õuest CO2-st on ju ja autodest tulevast CO2-st on ju, siis inimesed ei tunne seda, ei näe seda, ehk siis ei ole ka käekatsutatav asi. Kunagi Londonis oli niisugune asi nagu the Great Manure Crisis, ehk siis oli niisugune probleem, et hobuseid oli juba nii palju, et hobuse sõnnikut olid kõik tänavad nii palju täis, et sul olid tänavati lapsed, kes rikastel lükkasid tänava peal sõnnikut eest, et nad saaksid läbi kõndida ja siis tegeleti tohutult sellega, et kuidas seda vähemaks saab ja lõpuks, mis muutus, oli see, et autod tulid. Et nii saadi lõpuks lahti maksud, ükski asi ei aidanud, on ju. Et käega katsutavus, ma arvan, et on hästi oluline osa. Kui ma võtan linnaruumidest näiteid, on ju, et Kopenhaagen täna on näiteks üsna ja Amsterdam on kaks väga niisugust, ütleme, et inimese keskset linnakeskust, on ju, neil on rattateed, kõik niisugused asjad, aga kus see kõik tekkis, on tegelikult 70-ndatel, kui oli suur energiakriis, Lähis-Ida sõdade pärast, siis kuna Taani sai väga hullult sellega pihta näiteks, siis neil ei olnud piisavat kütust ja siis pühapäeviti tehti kohustuslikud rattapäevad ja siis inimesed hakkasid ka proovima, kuule päris hea on. Ja siis tekkisid rattakogukonnad ja siis hakati lobistama seda kõike ja siis hakati järsku rattateid ehitama ja nüüd, kus koha peal nad on, enamus Kopenhaageni inimesi sõidavad ratastega. Amsterdamis hakkasid inimestel viskas koppa ette see, et autodele pärast said ratturid ja inimesed liiga palju avariides vigastada. Ja mis nad tegid, oli see, et nad hakkasid valgeid riste tõmbama asfaldi peale igale poole, kus õnnetus toimus ja lõpuks oli neid nii palju, et inimesed hakkasid protestima ja hakati rattateid nii-öelda tegema. Et Helsingis peale sõda hakati 40-ndatel maid kokku ostmast, saadi aru, et meil tekivad hoonete puudujäägid ja inimestel ei ole võimalik enam kesklinnas elada, siis laiendati Helsingi piire, linn ostis hästi palju maad endale tagasi, täna nad omavad 60-70% kuskil arendatavast maast, on ju, mis Tallinnas on olematu, on see number, on ju, ja tänu sellele, kuna see otsus tehti nii ammu, siis tänu sellele on nad suutnud oluliselt rohkem teha linnaruumis muudatusi. Ja siis, kui ma astun veel ühe sammu nüüd nagu lähemale tänasesse päeva, siis tegelikult nii-öelda hetked olid väga strateegilised otsused ja kohati sunnitud otsused linnade poolt ja sealt edasi, kuna see oli ka käega katsutud, inimestele meeldis see, siis on edasi liigutud, et 2000-ndatel ja 2010 näiteks tuli Jaan Keeli raamat linnad inimestele välja näiteks, mille põhjal siis Skandinaavia põhimõtteliselt ennast on pidevalt nii-öelda arendanud ja need on põhinäited, kus tegelikult mida välja tuuakse maailmas, mis on nii-öelda käega katsutavad ja meeldivad linnaruumid suuresti. No neid suuri unistamisi on veel, on ka selliseid missioonipõhiseid unistamisi, et me kõik teame, kui oli see, kui ameeriklased ütlesid lihtsalt nii-öelda president ootamatult ütles välja, et me viime ameeriklased kuule, toome elusalt tagasi, on ju. Või kui me vaatame kas või tehnoloogias, kui te mõtlete seda, mis praegu käib, on see tehisintellekti võidukäik, iseenesest ju päris ülbe mõte, et me loome masina, mis on sama intelligentne kui inimene ja ometigi on võimalik kõiki neid kõik inimese põhimõttelised meeled, mis meil on masinaga jäljendatud, kaasa arvatud maitse tundmine, lõhna tundmine. Nii et ka sellised unistused on ju, et me saame panna ennast asendama asju, on ju tegelikult niimoodi sündinud, et ja lihtsalt inimesed hakkavad uurima ja sinna jõutakse. Võib-olla toon ka selle, et sama kuna see tehnoloogia tõid välja, see on hästi oluline osa selle unistamise juures ja pika perspektiivi juures lihtsalt on see, et kuna meil on eksponentsiaalne kasv tegelikult pidevalt tehnoloogia arengute ja adapteerimiskiiruses just, et kui sul 19. sajandi lõpp, kui sul telefon leiutati, siis see jõudis umbes 60 aastaga 70% ameeriklasteni. ChatGPT jõudis sul miljardi kasutamiseni umbes nädalaga või. Et nagu see, kui kiiresti mingid asjad jõuavad inimesteni, kui kiiresti asjad muutuvad, seda enam on minu meelest meil vaja selget nagu sihti ja mille poole liikuda, millele tugineda just niisuguste kiireste muutuste puhul nii-öelda.
ma Ivo pinnin korra veel, et aga konkreetselt teie ettevõtte näitel, millised on need võib-olla tänaseks päevaks saavutatud või tugevalt töös olevad unistused, mis mingil hetkel said seatud? Jaa, nagu tulla ajalukku tagasi, siis kuskil 2010 sai seatud unistus, et me suudame lahendada, me tollel hetkel tegelesime killustatult tehnoloogias nii-öelda väikeste tükkidega, seadsime unistus, et tahaks lahendada kliendi jaoks ära nii-öelda 360 kraadist umbes 300 kraadi. Piltlikult öeldes, et okei, et me ei lähe telkoks, aga et me tahaksime kliendi nii-öelda igapäevase IT-tehnoloogia kasutuse tuua nagu commoditiks niimoodi, et ta ei pea olema ise supergeenius, aga ta saab seda kõike rakendada ja täna me olemegi selliseks ettevõtteks kasvanud oma 260 inimesega, et ja see on umbes niisugune 10-15 aasta töö. Täna me unistame sellest, et me looksime Eestis rohkem unikaalseid komponente, millel on laiem väärtus maailmas. Ja ma usun, et selline innovatsiooni puust nii meie ettevõttes kui laiemalt päriselt ka läheb käima. Et ikkagi nagu pikad unistused on tegelikult, jõuavad ühel hetkel kohale. Väga hea, aga hakkamegi siin kohal siis unistama. Proovime minna sinna aastasse 2050, et milline see Eesti aastal 2050 võiks ideaalis olla teie nägemusel? Ja ma ei tea, kui ma korra mõtlesin nagu ajas tagasi, et veel kord on ju minu selles lemmikteemas tehnoloogia, see on ju toimunud selle jaoks nagu nii pöörased muudatused, et mis on muutnud tegelikult ka nagu inimeste käitumist, et kui me mõtleme, et 25 aastat tagasi on ju, ei olnud sotsiaalmeediat, ei olnud nutitelefone, ei olnud AI-d, aga me olime ikkagi need samad inimesed, on ju, ja me tegime neid samu asju, me tundsime neid samu tundeid, aga nüüd on lihtsalt kõik läinud nii palju efektiivsemaks, et me nagu kuidagi oleme iseenda tähenduse võib-olla natukene siin muutnud. Ja kui ma nüüd mõtlen seda, et kas sama suur muutus võiks toimuda järgmise 25 aasta jooksul ja seal on kindlasti mõned nagu elemendid, et me teame, et arvutusjõudlust on nagu massiliselt juurde tulemas, me jõuame kvantajastusse, see tähendab seda, et kõik meie tänased krüptograafilised mudelid turvalisuse kaotavad oma mõtte, on ju, et kvantarvuti, kui tavaline arvuti piltlikult öeldes on ju, võtab rahvusraamatukogu, hakkab esimest raamatust peale seda kõike läbi lugema, siis kvantarvuti võtab selle kõik korraga ja loeb selle kõik korraga. Et kindlasti tulevad väga suured muutused, sellel on muidugi väga lähedane seos selle sama energiaga, et ma arvan, et me täna ei teadvusta, millist energiakulu see vajab, sest täna on maailmas ainult üks ettevõte, kes on suutnud kokku panna nii-öelda väikese kvantarvuti mudeli, Leipzigi ülikoolis mul õnnestus seda sellel aastal Hannoveri messil ise ka näpuga näha, aga kõik muudel juhtudel on tegemist väga suurte energiamahukate projektidega, ja kui see ajastu kohale jõuab, siis selleks me kindlasti valmis ei ole ei energias ega ka täna veel nii-öelda nagu oma sellises füüsilises turvalisuses ja küberturvalisuses. Et ma näen, et seal on põnevaid väljakutseid on seal 25 aasta tagant just selles valdkonnas. Jah, kui arvestades, et suurtehnoloogia ettevõtted, kes nii-öelda keelemudelitega tegelevad, teevad lepinguid tuumajaamadega täna juba, siis ja see ei ole veel nii nõudlik nagu kvantarvutid, et siis see on ikkagi omajagu energeetikat, jah. Ja mina vaatan seda veel selle nii-öelda Eesti vaatevinklist veel selle koha pealt, et me peame tegema enda jaoks otsuse ära, et mis sorti ka, ma olen ise väga tarkvara usku inimene ja selle tehnoloogia usku üldiselt, aga samamoodi ka, kui vaadata, millised inimesed ja millised ekspertiisid meilt võiksid Eestist tulla, et kuna meie haridussüsteem, jah, me tahame seda reformida, aga ta on endiselt ikkagi üsna heal tasemel. Meil on väga nupukad inimesed, väga targad inimesed, insenerid kindlasti saab olema maailmas üsna suur probleem, just kui me räägime mehaanikast ja sükestest valdkondadest, on ju, kui me räägime
ma ei tea, toome näite, üks asi on see, et sa teed CNC pingiga metalli liigutada, aga keegi peab tegema sulle, ma ei tea, vorme ja asju, nende vormide tegemise tarkus näiteks on, USA-s on probleem, see tarkus on sealt ära kolinud kõik Hiina, ehk siis kui nüüd Trump tahab kogu tootmist tagasi tuua, siis nad peavad koolisüsteemis tegelikult tegema väga suuri muudatusi, et noh, mingid siuksed kohad on, mida me peaks läbi mõtlema, et kuhu suunda me tahame minna ja mina arvan, et Eesti peaks väga palju panema rõhku, kui me vaatame tööstuse poolt, just lisaväärtuse lisamisele, sest et ärme tooda siis massiliselt, toodame siis väga kvaliteetset ja väga omapärast asja, mida teised võib-olla ei suuda teha. Teine asi, kui ma vaatan tehnoloogia võttes just, siis mina vähemalt minu isiklik nägemus justkui on see, et tehisintellekt ja ka arvutid nii-öelda protsessivõimekus on võimalus väikestele riikidele minu meelest palju suurem kui suurtele riikidele. Sest et meil on esimest korda võimalik tekitada olukord, kus meid ka just oleks palju. Ja me peaks suutma oma kiirete muutuste ja oma kiire nii-öelda itereerimisvõimekusega ennast palju rohkem võimendama tänu sellele, et meil nüüd on võimalus olla ka suur mängija justkui. Ehk ma arvan, et me võiksime sinna poole vaadata ja see on nagu üks asi, mis võiks muutuda võib-olla see, kuhu me läheme. Ma olen hästi nõus selle hariduse ja tehnoloogia rakendamise teemaga, et kui me mõtleme, et ma ei tea, Hollandi riik paneb 900 miljonit kvanttehnoloogia nii-öelda arendamisse, et tekiks sinna startupid ja nii edasi, et meil ei ole sellist raha. Järelikult, kui me ei saa olla nii-öelda baasmudelite loojas, siis me peame hästi kiired rakendajad ja seda on nagu ka USA majanduse kasv näidanud, on ju, et mis põhimõtteliselt tavamajanduses on ta Euroopaga nagu samal tasemel, aga siis need USAs on lihtsalt hästi palju rohkem tehnoloogia kiireid rakendajaid. Et seda võtit me peame taguma, siin on meie võti. Ma ise mõtlesin seda, et Markus, mis sa sellest arvad, et kui siin 25 aastat tagasi oli rahvastik umbes 6 miljardit ja nüüd meid on 8, et kas palju neist 25 aasta pärast Eestisse jõuab? No, mida rohkem kliimamuutus ja ränne selle tõttu nii-öelda survet annab, seda rohkem jõuab. Et eks nad jõuavad Eestkast, et kui sa vaatad ütleme, et klimatoloogilisi modelleerimisi, siis meil läheb asi väga toredaks ja mõnusaks siin. Ja see läheb aina paremaks. Me naudime siin ja kasvatame viinamarju. See tähendab ju seda, et teist tahavad ka siia tulla. No teist tahavad ka siia tulla, täpselt on ju. Et see kindlasti see surve tuleb, tahame me seda või mitte. Küsimus on see, et kuidas me sellele ära lahendame. Mul sellele nagu lõplikku vastust sul ei ole, on ju, et kuidas me selle ära lahendame. Võib-olla see vastus on ka seal haridussüsteemis. Ja võib-olla tõesti. Ja. Et noh, see sama küsimus on ka see, et kas me ütleme, et kui arendame oma tööstust hoopis, on ju, et teeme ka masstootmisi asju, siis tekibki küsimus, et kas me tahame, et eestlased oleksid need, kes on eksperdid ja insenerid seal või eestlased on ka need, kes siis neid maasikaid korjavad, on ju, et noh, ka see küsimus on tihtipeale, mida välja tuuakse, on ju. Et USAs jälle hea näide lihtsalt, kuna see on nii tormiline aeg seal, siis kuidas on ka proteste ja palju rääkijaid sellest, et jah, et ma tahan iPhone'i kasutada ja siin äppe teha, aga ma ei taha iPhone'i ise kokku panna, et kas me peame tõesti nad siia tooma. Et noh, siukseid küsimusi, siukseid asju tuuakse ka välja. Aga te olete kaks väga head külalistest, te esindate natuke nagu kahte poolt, et sellist digitaalse maailma poolt ja füüsilise maailma poolt, et need ka muutuvad nagu kaheks keskkonnaks juba, ma kujutan ette aastaks 2050, kus me toimetame, et kindlasti on ka suur küsimus, kuidas neist ühildada neid kahte maailma. No see digitaalne maailm põhimõtteliselt ongi selle päris maailma, noh me nimetame sükest terminit kasutame nagu digital twin, et digitaalne kaksik, et eks ta sinna ju tegelikult liigubki, et kui me võtame sellist, täna on ju targa linna olemus on ka see, et ta annab sulle kohe teada, et ma ei tea, ära liigu sealt on ju, või kus midagi toimub, et kõik need sensorid ja muud liikuvusandmed või et sa ei pea ise mõtlema, et kas sa lähed bussi rongiga või et sa lihtsalt ütledki, kuhu sa minna tahad ja tark linn ütleb sulle, et kuidas sa sinna kõige kiiremini jõuad, on ju. Et see kõik on selline sümbioos, jah.
me oleme väga palju oma planeeringust teinud läbi digitaalse kaksiku, et me oleme sellest alast loonud tegelikult digikaksiku, kus me vaatame väga palju asju läbi. Kui ma mõtlen, mis asi on tark linn, siis minu jaoks on see definitsioon ajas väga palju muutunud, et kunagi ta oli väga tehnoloogiapõhine otseselt, aga nüüd mis on tehnoloogias, ma olen järjest jõudnud biotehnoloogia poole ja sihukeste asjade juurde, et mina näen seda, et inimene on mugav olevus, on ju. Inimene tahab teha kõike võimalikult lihtsalt, ta ei viitsi väga ennast liigutada, mida kui asja saab siia visata, ma viskan selle asja siia, aga minu ülesanne justkui selle planeeringu loojana ja kõige selle tehnoloogia valikute asjadega on see, et kui sina sinna lähed, siis sul on kõige mugavam käituda loodusele sõbralikult, käituda endale turvaliselt, sul lastel on seal turvaline olla, aga see, mis seal taustal toimub, see, et kas näiteks seesama süsteem suunab sind sealt, kus sul tegelikult on kõige mugavam, või siis teistpidi, kui sul tuleb vihmavesi ja ta läheb sul imbub parki, siis pargis on puud, mis puhastavad seda vett tegelikult juba looduslikult, enne kui see kuskile merre jõuab, on ju. Päriselt sind ei huvita, sina tahtsid pargi kõrval elada, aga see, et sa tead, et tegelikult sa elad keskkonnas, mis automaatselt ise suudab tekitada selle sünergia omavahel nii tehnoloogia poole pealt kui ka nii-öelda looduslike erinevate nii-öelda, see on biomimicry in inglise keeles see sõna, on ju, et noh, omavahel see nii-öelda sümbioosi seal tekitada, siis see on tegelikult, mina arvan, see, kuhu me võiksime liikuda ja kuhu me üritame vähemalt edasi minna. Ja mul tekkis siit see mõte, et kui me räägime sellest digitaalsest kaksikust, siis et kui siin paar korda on läbi käinud see, et me Eestina oleme suhteliselt pisike, siis tegelikult ju meie selle digikaksiku mõõtmetele ei ole otseselt piire. Seda me võime palju suuremaks kasvatada, kui me füüsiliselt oleme, eks ju. Et seal on võib-olla ka meie võimalused siis selles kindlasti. Eesti riigi ju üks tore osa on, ütlen tore osa, vabandust, see võib-olla on morbiidne mõte, aga kui meie suur naaber peaks mingi lollusega hakkama saama, siis Eesti riik ju jääb digikujul endiselt alles, on ju, ja meie kõik identiteedid jäävad alles ja me oleme lihtsalt internetis mõnda aega. Mõnda aega. See on see aastani, ma ei hakka, see läheb väga morbiidne, ma ei hakka ütlema see aastani 2062, aga me oleme rääkinud sellest väga positiivsel noodil, sellest unistamisest ja põhjusega, aga kui korra proovida nagu kaardistada ka mingisugused karid, et võivad olla ka siin mingisugused nagu murekohad või mida ei tohiks teha või mida tuleks nagu selle unistamise puhul silmas pidada? Ma arvan, et unistamine ütleme, et kui on nagu positiivsed inimesed, on ju, siis nad ei tee destruktiivseid unistusi, et meil on me ilmselt kõik tajume, on ju, et meil on nagu naaber, kellel on võib-olla unistused, mis võivad kellegi teise jaoks olla nagu kurvad, on ju, et ma usun, et kui me sellest lähtumegi, et tee seda ja mõtle seda, mida sa tahaksid, et sinuga tehakse, siis juba ongi kõik hästi. Et ma arvan, et keskmise eestlase unistused on ikkagi sellised, et nad otsivad sellist, ma julgeks öelda, et kui nüüd see seal kuskil selle aasta augustis see AI andmed sinna unistuse andmebaasile peale lastakse, et sealt just tuleb puhas loodus, targad lapsed, turvaline elu tüüpi unistus, on ju. Aga seal võib olla veel midagi väga põnevat, on ju, ja võt, mis on see veel midagi väga põnev, seda me täna ei tea. Aga et mina nagu karis ise ei oska veel välja tuua. Unistamise puhul on see, et see, nagu, seal ei ole, ütleme, et see on sarnane asi, nagu, et ei ole lolli küsimust, on loll vastus. Et on mingipära sarna, et see on nagu, minust unistada ei ole võimalik valesti ja ongi vaja erinevaid pooli. Ja just selle sama, kui need AI andmed sinna peale tulevad, siis mind tõutsalt huvitab, et kui me siin räägime küll sellest, et nagu, mis see keskmine unistus, mis me üldine unistus ja suund võiks olla, mind hästi palju tegelikult on see, et huvitab see, et missugused on need üldised nägemused linnades, millised on maakohtades, mis on võib-olla regiooniti erinevused, et mind tegelikult ennast huvitab hästi ka see nagu üldine nägemus mujalt, on ju, sest et meil on väga suur populatsiooni osa kahes linnas põhimõtteliselt, ühes maakonnas on ju, Harjumaal tegelikult on enamus eestlasi, on ju, suuresti on ju, ülejäänud on siis mingid väiksed jupid siin ja seal, aga tegelikult
me oleme ju kõik eestlased, et ma tahaks nagu hästi näha ka regiooniti eri kohtadest seda asja, et me ei paneks seda ainult ühe templi alla, et just see üks keskmine unistus. mina vist, mis ma selle all nagu silmas pidasin, võib-olla ei olegi see kari ei asu seal nii unistamises, vaid selles, et kuidas jõuda sellesse teise nagu faasi, sellesse planeerimise faasi, sealt veel teostamise faasi, et võib-olla mõned näpunäited sealt, sest et ma mäletan mõned aastad tagasi üks välismaal olev startup investor ütles, et kui talle tehakse neid pitche, siis ta ütleb, et ideeks, et see teda väga ei huvita, et teda huvitab tiim, et häid ideid on jube palju, aga inimesi, kes neid teostada suudavad, on palju-palju vähem. Ja siis tuleb loota, et me unistame ka sellest, et kuidas meil nagu see riigimudel on, mis seda ellu viib, et tänane mudel tõesti see, et me anname 4-aastaseid lubadusi selliseid, mis valijad kohale toovad, ei toeta pikaajalist horisonti, et see algab nagu sealt, on ju. Et meil oleks võib-olla vaja üldse, et selles unistuses, et keegi ütleb ka välja, et me tegelikult peaksime kokku leppimagi 10-15 aasta unistused. See oleks väga julge. Ja võib-olla siis teine oluline osa unistamise juures, mis võib-olla enne meil mainimata jäi, on see, et vahel on see, et minu unistus võib olla hoopis sädemeks kellegi teisele, kes seetõttu läheb, ma tahan selle ära teha ja see on nagu õige, mul on täpselt, tahan ka sinna suunda minna ja see võib-olla motiveerib kedagi teist, et eks see on ka juhtimise puhul on see, et sa ju üritad tuua motiveerida ja sädet inimestesse. Et ma arvan, et unistamise üks eesmärk peaks olema ka see, et me aktiveerimegi neid õigeid inimesi, kes võtavad, et okei, et minuga kaasa mõtlejaid on veel, järelikult ma ei peagi siin nurgas mossitama, et võiks tegelikult teistmoodi teha, vaid lähebki ja teeb ära lõpuks selle. Aga seal on mõned karid sisse ehitatud küll, seda me ju teame juba täna, on ju. Me teame seda, et kui me mõtleme, et Eestis võiks olla kõrgtehnoloogilist tööstust ja siis me teame, et võib-olla keegi unistab, et aga Eestis võiks üldse mitte olla mingit tööstust ja siin on omad on ju sellised vastuolud või seda, et kasutame oma metsavara efektiivselt versus see, et elame nii, et ärme seda üldse puutu, on ju, et need on need kohad, kus ma arvan, et No just selle sama asja edasiarendus, millest me rääkisime veidi Rohetiigri eelmises saates, et inimesed on põhimõtteliselt nõus, näiteks kui me võtame tuulikute näite, inimesed on põhimõtteliselt tuulikute poolt, väga suur protsent, aga mitte enda läheduses. Aga kas seal ei olnud veel see, et täna ei ole kindel, kas ei ole nõus enda lähedus? Paljud nendest oli see, et me oleme nõus rääkima, aga need, kes kõige rohkem lärmi teevad, selgub, et on mingid kambad, kes käivad ringi. Ei, seda ka kindlasti, aga et just see Ivo poolt sõnastatud olukord veidi, et me võime tahta mingisuguseid asju, aga kas nendega kaasas käivad just need sammud, aga kindlasti eks see on ka nagu teadlikkuse tõstmise küsimus võib-olla. Ja, eks seal see tasakaalupunkti leidmine on tänapäeva ühiskonnas raske, sest me olemegi demokraatlik ühiskond, meil kõigil on võimalus oma arvamus välja öelda, aga tasakaalupunkti ei saa ühtegi teistmoodi leida, kui ütleme, et siis teadmiste põhiselt ja otsusega, et mõlemad osapooled peavad olema, et peab olema see teadmiste põhine nii-öelda faktipõhine selgitus, ja siis tuleb teha ka otsus. Võib-olla siis, Markus, ka lõpuks lihtsalt linnaruumi koha pealt, mis on need põhiomadused sinu jaoks, mis sellel 2050 linnaruumil võiks olla? Või ka üldse elukeskkonnal? Inimesed unistavad ühtemoodi, teistmoodi, aga seal esiteks on see, et see, millist kogemust keegi tahab saada linnaruumist, on väga erinev. Ja kõik inimesed ei tahagi linnas elada, ka see vastab väga tõele, on ju. Aga ma vastan kahes osas, mu esimene osa on see, et miks ma arvan, et linnaruumi üldse on vaja parendada, on see, et kui me räägime tehnoloogia ajastust, kus inimesed saavad hübriidtööl olla ja eraldi eri kohtades, siis me täna ei võistle ainult sellega, et mis ettevõttes töötada, vaid millises keskkonnas keegi tahab seda tööd teha. Et kas ta läheb Palisaarele või Hispaaniasse või ta on valmis ka Tallinnas või Paldiskis või kus iganes seda tööd tegema, on nagu väga oluline osa, et see keskkond on meil ka talentide puhul väga oluline osa selle kõigi juures, ma arvan.
teine asi, mida mina tahan, kui ma mõtlen linnaruumist konkreetselt, siis mina tahan tunda ennast nagu maal natukene mis on nagu paradoks, aga samas ei ole ka, et ta oleks hubane, intiimne, samas ta oleks omanditunne, ma olen kohas, kus ma tahan olla. Et mu näide on alati see, et kui ma käin vanaemal külas Tallinnas, siis ta elab Nõmmel, ta on üsna nii-öelda, tema vastus on see, et kuidas tal läheb, siis ta ütleb alati mulle, ai, siit valutab ja sealt ja vanainimese elu ikka ja see asi tuleb sellest, et tal on pood küll kilomeetri kaugusel, aga ta ei jaksa poest ise tagasi tulla. Käsmus lähen tema juurde, käisin seal, tegin seda, käisin poes, ta on nagu hoopis teine inimene, ta ei räägi üldse oma nagu halbadest asjadest praegu, sest et Käsmu pandi pingid ja ta käib ja ta istub, ta saab pinkide peal istuda vahel, ta saab ise endaga hakkama ja see inimene on rõõmus, inimesed sotsiaalselt suhtlevad omavahel, et sul tekib mingi tunne ja see justkui on nagu, kuidas ma ütlen, seda raske kirjeldada, aga siuksed nagu väiksed näited on see, mida mina ootan, et kui ma lähen linnaruumi, et mulle meeldib seal olla, ma tahan seal pingi peal istuda ja siis ma hakkan ka, kui sa 3. korda must tänaval mööda ja me ütleme tere, siis ühel hetkel ütleme, tšau, kuidas läheb ja siis me räägime järsku rohkem ja võib-olla eestlane ei olegi nii sotsiaalselt kinnine inimene, vaid me lihtsalt oleme istunud ühest parklast teise parklasse ja ei näe üksteist lihtsalt, et võib-olla seal tuleb see probleem hoopis on. Mulle meeldiks sellises linnas. Ja. No meie aeg tänaseks on läbi saanud, ma arvan, et see ärgitab inimesi unistama, mina küll olen suur unistaja ja mis mina siit kaasa võtan, on see, et kui me alustasime, et see probleem võib olla kerge killustumine, et siis see unistamine võiks meid küll sedapidi ka rohkem kokku tuua, et kuna meil on ka siin Energia podcast ja oleme rääkinud, et vastused unistades võib näha, et vastused ei pruugi olla valdkonna sees, vastused võivad olla hoopis valdkonnast väljaspool ja see toob meid juba mingi inimesega kokku sinna pingi peale. Ja sellepärast ma ärgitan kõiki ka osalema selles, ei ole ühtegi valeunistust, mida rohkem informatsiooni me saame, seda huvitavam on ja me saame seda pilti luua ja selle osa järelsaade on siis 2050 ja Markusega uuesti 2062 nii-öelda hundipea koha pealt. Aitäh teile ja unistame siis kõik koos. Aitäh!